Me oleme täna Kaalukirurgia keskuses ja vestleme Markega. Rõõm näha sind taas. Tere Nii jälle. tore, et meile külla tulid. Sina oled ettevõtlik, kaunis ja tubli ja mustmiljon hobiga naine ja lisaks oled sa ka meie patsient. Kuidas sa jõudsid Kaalukirurgia keskusesse? Ma tean, et see teekond oli omajagu pikk meieni, sest et palju suhtlesime enne seda. Miks otsustasid Kaalukirurgia kasuks? No kaaluga probleeme on pikalt olnud seoses minu selle kilpnäärmemurega. Kaal on olnud väga ebastabiilne ja ma mõtlesin pikalt selles mõttes, et see on ikkagi suur elumuutev otsus. Ja ma lükkasin seda edasi sinnamaani, kuni seljavigastus tuli. Siis ma sain aru, et kas nüüd kohe tuleb midagi teha või ma olen ühel hetkel invaliid lihtsalt. Ja siis usk endasse, et kui ma saan oma kaalu kontrolli alla, siis ma saan oma seljaga korda ja tegelikult tänaseks ongi nii läinud. Et õige otsus iseennast tuleb kuulata. Just. Palju sa kaalusid, kui sa meie poole pöördusid? 107. Päris palju, et ma ei ole kunagi seda numbrit kellelegi öelnud. Oh, aitäh usaldamast ja ennast avamast. Jah. Et kindlasti on see omajagu ka selline nagu julgustükk sellest avatult rääkida, et paljud seda ei tee. Juba ette suur aitäh sulle. No jah, selles mõttes, et ega mida mul enam varjata on, pildid ju näitavad, et ega see kaalunumber väike ei saanud olla. Kas nüüd on keegi tulnud küsima ka, et Marge, mis sa teinud oled endaga või? Jaa, seda on Ikka. väga palju olnud, et juba alguses, kui esimesed 10 kilo läks, siis hakati märkama vaikselt, aga veel ei küsitud nii palju. Aga siis hakkas veel rohkem minema ja siis juba tegelikult küsiti, et kas sa käisid kuskil. Ja ma ei olnud valmis alguses rääkima sellest. Ma tegelikult kogusin ennast tükk aega, enne kui ma hakkasin rääkima. Palju kilosid tänaseks on sul turjalt kadunud? No täna ma kaalun 71 kilo. Ja su opist on kui palju möödas? Veebruaris käisin, jah, 10. veebruar käisin. Väga ilus langus. Kuidas see opipäev oli ja meie poole pöördumine ja kogu see protsess? Suhtlus oli väga mugav minu arust. Väga lihtne oli infot saada, kõik oli olemas. Opipäev oli muidugi ärev. Sihuke uudishimu, mis nüüd saab, aga hirmu kui sellist mul tegelikult ei olnud. Et siis, kui need opisaali uksed lahti läksid, siis mul oli küll vau, kuhu ma sattusin nüüd. Aga ei, selles mõttes, et kõik oli väga hästi minu jaoks. Kuidas taastumine oli, kui silmad lahti tegid? Taastumine oli raske minu jaoks, et selles mõttes, et minu jaoks oli see elu esimene operatsioon, elu esimene narkoos. Ja kui ma ärkasin, siis mul oli süda oli paha, ajas oksendama tegelikult. Ja ma mõtlesin, miks ma tegin seda. Ma tegelikult kahetsesin sellel päeval, et ma selle operatsiooni kasuks otsustasin, sest mul oli nii paha, nii valus. Aga siis tuli see kohvi palatisse, siis juba oli valu, läks üle ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on uus algus tegelikult. Et kui nüüd meie vaatajad-kuulajad ei tea, siis opi järgsel päeval toob opereeriv kirurg patsiendile siis kohvi, teed või midagi juua palatisse, et teda turgutada, et sellest Marge rääkis. Ja see oli väga selline positiivne minu arust, et tõi päikese välja. Et nagu nii süüa ei saanud, on ju, et tundsid juba ise, et teistmoodi oli olla vaja. Kuidas selle uue toitumisega harjumine hakkas minema, et okei, et see opipäev oli niru olla, sealt edasi juba läks ju paremaks päev-päevalt, ma loodan, et. Ja nii kui need valud olid ära, siis oli juba tekkis see motivatsioon, et nüüd saab ainult paremuse poole minna. Toitumisega ma harjusin tükk aega, et väga harjumatu oli süüa neid täisteratooteid, mis olid kuivad ja siuksed, mitte kõige paremad. Aga siis, kui retseptid tekkisid, et tänaseks ma olen harjunud, väga hea on niimoodi süüa. Muidugi peale operatsiooni esimene kuu oli siuke keeruline, et alguses on ju see püree faas ainult ja et see võttis harjumist, aga väga naljakas oli see, et 60 milliliitrit ja kõht on täis alguses, aga tänaseks on see juba natukene kasvanud, see kogus. Saad sa kõike süüa täna? Ja, et kõike mõistlikult, aga üldiselt ma ikkagi, menüü on mul ikkagi tervislik, et ma olen siin söönud neid, näiteks mees tegi tavalisi makarone ja midagi muud ei olnud võtta, sõin neid ja siis mul oli tund aega hiljem kõht tühi, sest seal ei olnud toiteväärtust. Ühesõnaga, et siis nagu
tuleb ikkagi teha korralik täisväärtuslik toit omale. Et tegelikult on kogu see teadlikkus ka ju muutunud täiesti ja kasvanud, et sa õpid või sööd hoopis teistmoodi kui varem, eks? Ja no see toitumisnõustamine andis mulle ikka väga palju juurde, et ma ei ole küll suur selline kommisõber kunagi olnud, aga ega see menüü ka nüüd õige ei olnud, onju. Oligi mitu head asja koos, et vale toitumine, kilpnääre ja võib-olla vähe liikumist. Et kõik see tekitas selle olukorra, mis mul enne oli. Nüüd 8 kuud hiljem ja 35 kilo kergemana. Kuidas elu muutunud on? No väga palju ikka. Et selles mõttes, et mul on palju rohkem energiat tegeleda oma hobidega. Hobisid on juurde lisandunud. Räägi neist ka, mulle väga meeldivad su hobid. Minu hobideks on driftimine ikkagi, et driftirajal sõita. Nüüd hakkasime ehitama uut autot, sest ma tahan nüüd järgmisesse klassi edasi minna. Seal tuleb juba puuriga auto. Ja ma ei oskagi seda kirjeldada, see on hobi, mis annab mulle siukse vabaduse, et seal ei mõtle nendele muredele, mis elus olla võivad. Ja samas mulle meeldib seda nagu ka teistele edasi anda seda pisikut, et siin oleme teinud demopäevasid, naisi rajale meelitanud juurde, et see on siuke nagu heategevuslik töö, ma ei oskagi öelda. Tõstab sind. Kas roolis on kergemini lihtsam olla? Jaa, On. mul on tunduvalt rohkem ruumi seal rooli ja istme vahel nüüd. Aga on lihtsam olla sellepärast, et on rohkem energiat. Et ei väsi ära nii kergesti. Muidugi alguses siin, suvel oli see, et ei olnud veel keha nii harjunud kõigega, siis tekkis ikkagi seda vedeliku puudust aeg-ajalt, sihuke pearinglus. Aga siis tuli lihtsalt rohkem vedelikku juua. Nüüd sa juba tead ja oskad oma keha kuulata. Kas midagi oli raske või ebameeldiv ka kogu selle teekonna juures? Siin kardetakse, et nahk venib välja, juuksed langevad peast. Ma vaatan sinu kauneid lokke, siis ma ei tea, kimbutab sind midagi? Kimbutas küll. Juuksed langesid ikkagi välja. Päris suur osa, aga ma tulin siia väga paksu parukaga. Nii et ma ei olnud selle pärast väga murelik, sest ma teadsin, et kui sealt ka pooled ära kaovad, siis mul on ikka rohkem juukseid kui keskmisel eestlasel. Et see mind lohutas. Aga ei, ma ei ütleks, et mul mingeid muid probleeme oleks, et nahki on ilusti tagasi tõmmanud praegu. Et kui ma liiga kiirelt nüüd veel alla ei võta, et siis ilmselt jõuab taastuda. Ma usun ka. Kui nüüd äkki meid kuulavad inimesed, kes mõtlevad selle teekonna peale ja analüüsivad, mis sa ütleksid või kas tasub tulla, sest summa on suur, mida maksta, elu muutus samuti, inimestel on hirmud, kindlasti ka sinul olid. Et mis see sinu sõnum oleks või nõuanne? No mina ütleks, et ikkagi tasub, sest et mina lükkasin seda ka päris pikka aega edasi. Ja ma oleks võinud seda ju varem teha. Oleks saanud palju varem oma toimetustega edasi minna. Et pigem kui need dieedid ja muud asjad on, kõik on ära proovitud, siis tegelikult minu arust see on tööriist, mis aitab edasi minna. Et jah, nüüd algab ju uus töö seda hoida kõike, et see ei ole ka lihtne. No õnneks, kui endal kiilub kinni või mõistus saab otsa, on meil ikkagi toitumisnõustajad, bariaatriõed. Me anname selle teenuse mitmeks aastaks veel peale õpet, alati saab pöörduda nõupidajate ja ma võin öelda, et peale paari aastat ega me kuskil ei kao. Kui mõistus otsas ja nõu vaja, siis ikkagi tuleb ühendust võtta ja saame jaole. Aitäh sulle tulemast, ennast avamast ja rääkimast oma lugu. Hoian su teekonnale väga pöialt. Aitäh vastu võtmast.